Kiirusautomodelistide selle hooaja põhieesmärk on Euroopa meistrivõistlused, mis saavad teoks 2 kuu pärast Saksamaal. Kõik muu on selleks ettevalmistus. Kogu talve kestnud mootorite timmimine realiseeritakse tulemuseks just rahvusvahelistel võistlustel. Ja üheks selliseks oli Nõmmel toimunud Euroopa karikavõistluste teine etapp, mis seekord tõi kohale 9 riigi sportlased. Võistluse üks peakorraldajaid Lembit Vaher võis rahul olla, sest kohale tulid kõik, kellele kutse saadeti, sest rohkem jõuproove Euroopa meistrivõistluste eel enam ei toimu. Kvalifikatsioon ei ole, et meil on kohtade arv on maade kohta piiratud, et iga maa otsustab, keda ta saadab, sest võistluste formaat peab mahtuma sellesse ühte päeva ära, et kõik saaksid ennast näidata ja siis teha need oma katsed ära. Kus see esimene etapp oli ja kuidas teil selleks? Esimene karikaetapp oli Saksamaal ja seal saime ühe etapi võidu ka. Kõigepealt said jõuvahekorrad selgeks meie kõige tugevamas klassis 1, kus eestlased üritasid kolmikvõitu ja kodurajal tulid nad sellega kenasti ka toime. See on vist teie alalt päris selline unikaalne saavutus. No ta nii väga unikaalne ei ole, et me 3 oleme väga lähedal olnud ka Euroopa meistrivõistlustel sellisel saavutusel, aga ikka tuleb kuskilt keegi vahele, et siiani pole see õnnestunud. Oma selle hooaja teise Euroopa karikavõistluste etapivõidu sai Rain Teder, kelle mudeli tippkiiruseks muudeti 264,365 km/h, mis on selle klassi viimaste hooaegade parim. Teise koha sai Lembit Vaher ja kolmikvõidu kindlustas Sven Aadla. Lembit Vaher oma mudeli kiirusega rahule ei jäänud, aga kolmikvõit oli väärt saavutus. Kuidas siis Raini kiirus siin Tallinna võistlusel oli? Ma pakun, et see oli tema isiklik rekord ja see on hooaja lõikes on hooaegade lõikes on väga tubli tulemus, et tavaliselt kuskil sealmaal see parima kiirus maandubki. Klassis 2 koduraja eeliseid kasutada ei suudetud, kogu poodium kuulus külalistele. Lembit Vaher pidi seekord leppima 5. kohaga. Ja ise leiad ikka endas jõudu ka sellele korraldusele lisaks 2 klassis koguni kaasa teha, et kuidas siis need on jõuarvutusel on jagunenud ja kuidas tehnika vastu pidas? No, väsitav on, aga eks see tehnika alles vajab nii-öelda lihvimist, et suveks on veel siin mõni kuu aega, mis tuleb nüüd kiirelt nii-öelda mõtted selgeks mõelda ja mõned testsõidud teha ja siis on EM. Klassis 3 oli täielik külaliste pidu, parima eestlasena oli Hannes Virunurm 8, klassis 3B päästis Ülo Liimask Eestile 2. koha. 2 suurema kubatuuriga klassis 4 ja 5 oli meie lootusteks eelkõige Tõnu Sepp, aga samuti Tiit Luman. Tõnu saagiks jäi seekord 12 kohta. 3. kohad jätsid koju Tiit Luman ja Ando Rohtmets. Kas need konkurendid, kes siin kohal on, kas nende kohta saite ka kõik informatsiooni kätte, mis te tahtsite? No ei, see informatsiooni kogumine hakkab juba hooaja esimesest päevast. Tegelikult monitooritakse väga täpselt, milleks keegi võimeline on ja kuhu tuleb pingutada ja ega see ei pruugi ka olla alati reaalne pilt, et tegelikult on see, et ikkagi et kusagil 6 aega enne EM-i enam võistlustel ei käida, vaid siis valmistatakse selleks hooaja tippsündmuseks ja siis nagu tulevadki need pärlid välja, mis siis kellelgi tegelikult seal potis võib olla. Nüüd jätkub tehnika timmimine, kodurajal saadud informatsioon tuleb järgnevate katsetustega realiseerida. Juulikuu lõpus võetakse suund Saksamaale, Euroopa meistrivõistlused toimuvad augustikuu 1. nädalavahetusel Hannoveris.